tere tulemast Musta kassi tara lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23 kuni 29 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin koosviibimisega ja kuna seal kõrval on võidupärg, siis see võib olla ka mingi tähistamine. Näiteks kas teil on äkki mingi tänuüritus, kus tunnustatakse teid, et võib-olla on mingi tunnustamine, et võidupärg tähendab seda, et te ise võite enda üle uhke olla. Te olete midagi saavutanud, midagi sellist, mida nüüd ka teised märkavad. Et nad jagavad teile tunnustust, te ise saate enda tegude üle või saavutuste üle uhke olla. Ja kuna sellele eelneb see karikate 3, mis minu jaoks tähendab sellist pisikeses seltskonnas istumist, ma ei tea, kohvi joomist ja jutuajamist, et see ei ole mingi väga suur pidu, aga see on selline koos viibimine, meeldivas seltskonnas viibimine. Et ma lihtsalt panen need 2 praegu kokku ja arvan nii, et see on kuidagi seotud selle teie võidupärjaga. Et koos viibimine ja võidupärg on siin nädala alguse kaardid. Edasi tuleb siit karikate rüütel ja karikate rüütel tuleb uudistega. Karikate rüütel on selline emotsioonide kontrollija. Et tema ei ole tormakas, tema hoiab oma emotsioonid vaos, aga kuna siin edasi tuleb mõõkade 2 ja mõõkade 2 on valikute kaart. Mõõkade 2 ütleb seda, et ei saa edasi liikuda, kui te pole teinud valikut. See valik tuleb teha. Nii raske või kerge, kui see ka ei ole. Ja kuna järgmine kaart on õigluse kaart siin all ja peale seda tuleb veel mõõkade 5, selle kaardi sõnum on selline, et te võite võitluses võita, aga selle võidu hind võib olla liiga kõrge. Ja kuna teil on siin valikud ja karikate rüütel oma tasakaalus olevate emotsioonidega, siis minu nõuanne valikute suhtes on see, et valige õigluse tee. Kuna siin on see õiglus on mustvalge, õiglus on selline kaart, mida ei saa petta. Seda ei saa ära osta ja seda ei saa ka nagu valgeks musta ei saa nagu teha ega valetada. Et valige õigluse tee, ärge tehke kellelegi liiga. Et kuna see mõõkade 5 ütleb, et te võite võita, aga võidu hind on liiga kõrge, et siis ja teil on valida, teil on valik. No siis mina soovitan teil valida õigluse tee, säilitada rahu ka kõige pingelesemas situatsioonis, mis teil elus võib sellel nädalal ette tulla. Nautida pigem oma seda võitu, isegi siis, kui seal võib-olla on teised kadedad, las nad olla kadedad. Teie ei kaota sellega mitte midagi, nende kadedus sööb neid endid seespoolt. Et teie valige õigluse tee ja kui nad ka teiega siin võitlema asuvad, siis teie lihtsalt suudate säilitada seda rahu ja külma närvi ega lähe endast välja mingisuguste intriigide pärast. Ja nädal lõpeb teil siin nagu ootamisega, et see on sauade 3. Sauade 3 minu jaoks tähendab kas sõnumi saabumist, sõnumi ootamist või sõnumi teele läkitamist. Et kui teil on nüüd siin mingid asjad lahtised ja te ootate seda lahendust, siis minust sellesse nädalast te ootama jäätegi, et mina ei oska teile seda lahendust siit küll ennem öelda, kui järgmise nädala kaartide lugemisega. Et nädala alguses on pidu ja tunnustamine, nädala keskel on uudised, kus tuleb teha valik, teil on väljas õiglus, et õiglus on teie poolel, valige siis see õigluse ja õiguse tee. Siis on siin võitlus, te ei tea mina, kas võitlete teie või võideldakse teiega, igal juhul soovitan mitte kellelegi nagu liiga teha, päris meelega liiga teha. No kui see kogemata välja tuleb, las ta siis olla. Ega meie alati oma tegude tagajärgi kohe ei näegi. Ja siis on ootuse kaart, et oodake siis ja küllap tulevad need uudised või see, mida te siin ootate. Te ootate oma laeva ja laev on teel, et need uudised on teie juurde teel.
No suhteliselt selline tavaline nädal. No muidugi, kui on pidu ja võidupärg, no siis on see ikkagi mitte nii väga tavaline nädal, et nautige oma tunnustust, nautige võitu ja nautige seda seltskonda, kellega koos te saate seda tähistada. Et soovin teile sellist emotsionaalselt tasakaalukat nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.